Noh, sõbrad, kas ei ole mitte ilus vaatepilt? Aga te ei teagi veel üllatust. Ma räägin teile üllatusest ka kohe. Ühesõnaga, siin on minu auto, hõbedane E46 V8, meie siis 2023 aasta auto. Mis saab olla parem kui üks E46 V8? Kaks E46 V8. Eks meil on kaks samasugust identset autot. Need on ühe sama mootoriga, need ühed samad autod. Tulge, ma näitan teile lähemalt, mis me siin kokku oleme keeranud. Una mattina mi sono alzato, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor, oh partigiano, portami via, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir e seppellire lassù in montagna. Oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. E seppellire lassù in montagna sotto l'ombra di un vermio. Hastali matša pinchiling. Tegid süüa kaasa või? Jaa, vaata mendi. dumplingsid. Nagu mis seal Kung Fu pandas on. Sodi ei vinvan! Yes! Päriselt räägid või? Haige ju. Nii kõva. Hüpp peale. No nii, me oleme, kus me oleme? Varbola või? No põhimõtteliselt. Varbolas oleme, me oleme külla tulnud sükksele meistrile nagu Aavaida. Me oleme Aavaidaga palju rääkinud ja Aavaida eelmine aasta andis, sina andsidki tegelikult seal hea tõuke ja nõu mulle, et sul on odavam, mingilt maalt on odavam ehitada uus projekt, kui hakata vana projekti täiesti ümber ehitama. Ja see ja ise ei mäletagi muidugi seda head nõu. Aga see on loogiline. Ja täpselt jah, ja see oli väga nagu aus point ja nüüd sellepärast me siin olemegi. Vaat nüüd olemegi sinu juures täpselt selle sama põhjuse pärast, ise sa meid siia tõid. Ühesõnaga Aavaidal on natukene jupp, et meid mingit asjadega välja aidata. Ma ei tea, lähme piiluma sisse või? Näita, mis sul põnevad siin on. Täna. Vana ja... Vana ja. Päris põnev, 36. No, üks end kadus. Mina mõtlesin, et ta võtab mingi pesuaine kaasa endaga. Ta sõi mingit kahtlast toitu enne hommikul. Ma arvan, et see nüüd hakkab vaikselt. Mingit Jaapani toitu. No nii, siin toimub see Magic siis või? No tegelikult on neid ruume siin mitmeid, et Ja. kui sinna vaatad, siis sa tunned oma vana ja M50 sealt põrandalt ära. Seppiskolvid on põrandale laotatud, siis teed lihtsalt riiuli pindasi pole. Tuttav tunne. Et see on see, et kui on ikkagi 3 mootorit korraga laiali, siis pole neid asju kuhugi panna. Äge. Aga te teete siis kõik majasiseselt ise põhimõtteliselt? Mina teen. Sina teed kõik ise siis? Aga ütleme, muidugi meil käivad siin selles mõttes, et driftitiimi mõttes muidugi, et igapäevas ma teen ise siin kõiki asju. Aga loomulikult poisid, kes meil on alati võistlustel kaasas, on õhtuti tihti siin ja teevad siin midagi, mis iganes on vaja teha. Et üleüldiselt päeval on ainult mina siin, ööseti on siin tiimiliikmed. Ja, äge. Et nad on ikkagi päeval kõik teiste tööde peal. Ja. Vaatajatel kindlasti on küsimus, ma küsin selle retoolise küsimuse ära. Kust saab raha? Kas sa oled päeval siin? Siin on tõstuk. Ja see teenibki raha, Siin saad ju raha teenida. No seda küll, väga õige, jah. Ega ma olen lihtlabane mehaanik ikkagi. Meil on ka üks tõstuk, miks meie raha ei ole hakanud? Meil pole mida kaaluda. Ja just. Et mul jätkub neid ülesandeid, mida saab tõstuki abil teha ja inimesi on, kes tahavad, et ma teeksin kogu aeg. Ehk siis sina põhimõtteliselt pakud siis
kas ainult võidusõiduautot võib ka tulla inimene näiteks sinu juurde, kellel on, ma ei tea, vaja korralist hooldust, vaja rattalaager ära vahetada? Tegelikult ütleme nii, et hooaja väliselt ma teen kõike, aga suures plaanis ma ütlen pooled tööd ära, sest et ma üksi ei jõua lihtsalt. Arusaadav, jah? Et kui keegi arvab, et talt ei saa kunagi midagi teha tema juures, siis tegelikult teema on lihtne, ma ei jõua. Ja ma ei kavatsegi rohkem selle peale vaeva näha, sest et kui ma neid järjekorda ritta panen, see ei ole ka nagu mõistlik. Siis jääb see auto tegemata. Ja see on täna kõige tähtsam ikkagi, et nüüd ongi vabad kuud ainult selle jaoks võetud. Kas sul rehvipink on või? Ikka. Inimesed, kes te mõtlete, et Tallinnas on pikk rehvi järjekord, te peate seal järjekorras edasi olema. Praegu ei ole sellel veel aega, mulle tundub. Ega nii ongi tegelikult. Ja mu rehvipink on ikkagi, ütleme, et päris 18 oli stutikat veel, kes ei pane drifti ja ma panen hea meelega. Kuule, aga põnevatel teemadel. Mis sinul siis põhiuuendus on? Põhiuuendus tegelikult, ma väidan nii, et me upgrade'i ei tee. Et teeme korda lihtsalt. Ja siin on tulemus see, et iga aasta on siia kuhugi uus auguke puuritud, et mingi asi panna. Siis ma olen jälle välja võtnud, et kunagi oli näiteks siin üks suur auk, kus tuli kõik 6 EGT juhet välja. Mina ütlen täna drifti autol on EGT arust ära, täitsa mõttetu asi, sest et kõik antiläägid ja paugud ja lärtsud lõhuvad EGT-d ära. Paned lihtsalt 600 eurot oma andurite alla ja pärast nad on mul seal metallikastis. Aga sina kuulasid EGT-ga igat väljalaset, on ju? Et mul olid nad juba 5 aastat tagasi auto küljes 6 tükki pandud, aga tänaseid on ilma ühegitta. Aga seadistajatele meeldivad muidu EGT-d või? Sõltub seadistajast. Tegelikult sealt liiga palju ei saa ju. Oleks 6 lambdat, oleks vist teine asi, on ju? Jaa, vaat nii ongi. Täna ma arvan, kui peaks tegema 6 lambda auto, on ju. Aga seda ainult seadistuse ajaks, et pärast võid kontrollida ühega, aga seade hetkel võiks olla 6 lambdat. EGT ütleb muidugi ära sulle need samad avariiotsingud, on ju, aga ma arvan, kui auto on hästi ehitatud, sul ei ole avariiootsingut vaja teha, on ju. Et sul on mingi pütti käia, et seda tavaliselt ju ei juhtu. Et seda juhtub siis, kui on midagi katkina. Ja siis tegelikult sul tõenäoliselt sellest ajast jääb alati puudu, mis sul on. Kokkuvõttes täna ma ütlen, et mida vähem asju, parem on. Nojah, õhtu lõpus, sest võidusõiduauto eesmärk ongi see, et me lihtsustame kõike, et kõik käiks kiiresti, kõik oleks mugav, kõik oleks parandatav, vahetatav. Ja kõige tähtsam on muidugi autode puhul hea seade, et kui on hea seade, siis ei ole ka probleeme. Kes sul seade teeb? Samuli. Samuli või? Äge, Soomi. See on pikk lugu, et seadistajast ma ütlen, et ma olen aru saanud, kuidas seadistuslevelid kasvavad. Viimase Eesti hea seade tegi mulle Kaak. Aga kuna mul olid mingid spetsiifilised küsimused, need tekkisid raja ääres, Kaak ei olnud see päev saadaval ja siis mul ei olnudki ainuke lihtne variant oli kirjutada Samulile, et kuule mees, aita mind. Ma olen ikkagi täitsa hädas siin Leedus ja vihmaga see auto ei sõida. Ja enne seda oli üks teine mees selle seadistanud ja ma ütlen, et Kaaki see päev ei olnud kätte saada. Muidu ma oleks Kaagile seda ka kurtnud oma rasket mure ja siis Samuli sel hetkel ulatas ikka nii pikad näpud, et ma võtsin käena. Et nüüd on ta terve seade ringi teinud ja ütleme, et auto on tõsiselt muud. Küll, aga selles mõttes Eesti perspektiivis kindlasti ma arvan, et M50-tega vaieldamatult Kaak on lihtsalt nii palju kokku puutunud, et ega vist kedagi paremini M50 seadistamat ei oskaks öelda. Täna on Kaak tõesti ju väga tasemel ka. Mees, kes oma dünopinki, ta saab... Nad said kätte nüüd, jah? Tal on Kaagil oma dünod olemas. Ehk siis Kaak on kindlasti level up, et ta saab proovida, tal on aega ja ta iseenda õppimise eest ju ei pea lisakulutusi tegema. Et kui tal on mingisugune asi, millest ta aru ei taha saada veel kohe, et tal on vaja lisatundi, siis endises võimaluses ta ju ei saanud seda lisatundi. Ja ta pidi maksma selle eest. Jah, või keegi pidi maksma selle eest. Täna on nii, et ta sügab kukalt natuke aega garaaži nurgas ja tõmbab uuesti ja leiab selle vea üles, mis talle ei meeldiks. Dune Studios käib siis jutt, mingi otsige ülesse, panen lingi ka kuskile alla. Mul see YouTube'i värk veel veits uus, pange lingid alla üles. Mina ei oska neid linke üldse panna. Või tähendab nii väikest asja, aga samas olulist asja me otsime. Eks milleks midagi puruks, ma ei mäletagi, kas see kõrv või see kõrv või see kõrv, mingi kõrv murdus ära. Ühesõnaga, siit me saime nüüd uue, aga lihtsalt minul on naljakas lugu Aavaid, aga see, et alati juhtus kõik, mida ma otsin, ma tean, mis autoga ta sõidab, ma tean, mis tehnikaga ta sõidab. Tal on nii veidraid asju garaažis, tal on nagu kõike ja need asjad on siuksed, et nagu ma nüüd juba eeldan, et sa kirjutad, tõenäoliselt mul on, aga mingil hetkel ma isegi ikka aeg-ajalt kirjutad, et M50-ga seoses, kuule, kas sul on mingid asjad on nii veidrad, et ma ei oskagi AO-le kirjutada, aga tuleb välja, et leiab.
No selle lugu on lihtne, et tegelikult ju umbes 8 aastat tagasi ma ehitasin tänava V8 endale. See on see video, mis sa saatsid? Saatsin sulle. Proovin panna selle video ka siia korra. Et kunagi ma olin ikkagi väike rullnokk, siis ma olin ikkagi alles 21-aastane ja siis kuna see tänavaauto tuli V8-na minu jaoks ja ma tegin talle ikkagi uue mootori peale ja nii see neid tükke kogunes. Tegelikult ütleme kõik, mis oli jama, sai ära visatud, kõik, mis tundus, et võiks veel olla kasutatav, siis on mul seal kuuris lihtsalt ja see on viimane õlipump sealt, et need ma olen sealt ennegi 3 tükki välja tõstnud. Ehk siis me oleme, ikka tilgub. No jumala hea, värske õli on see vähemalt. Ühesõnaga me alustame oma teed siis nii nagu Avaida alustas, ehk siis kõik eeldused, et me lõpetame Pro-klassis nii nagu Avaida täna on olemas nüüd. ja eeldus on ju olemas ja selles mõttes, et ja tükkidega ka, üks päev on sul endal ka neid tükke väga palju. Eks ta vist nii on, jah. Sellepärast, et näed, sa said jälle ühe õlipumba juurde ja vana sul jääb ikkagi alles, et sealt reduktsioon klapp hiljem. Täpselt, jah. Vägev, me oleme siis USA-s on LZ Compound, tegime siis sellele Eesti versioonile tuuri peale, väga äge place, et tõenäoliselt see hästi pahanda, kui kellelgi on mingi mure, tahab targa inimese käest nõu küsida, nii nagu mina seda teen, võtke õppust, küsige rohkem, siis vist võib sulle äkki kirjutada ühendust võtta. Ja kui ma ei vasta, siis tasub ettun talle lihtsalt. Ja, siis kirjuta uuesti. Kirjuta uuesti, nii on, et iga asja, iga halva küsimuse peale on raske head vastust anda. Jah, täpselt. Ja ma mõtlesin, et ma toon sulle midagi sama suurt vastu, kui on see õlipump, et õnneks see asi, mis ma sult ostsin, ei olnud väga suur, et sa ei pidanud liiga suurt asja ostma. Väga tahad tänu sulle. Jõuda jätta. No räme, ebareaalne. See asi hingab. Normaalne. Asjad kukuvad laet. Ei, see on normaalne. Lõikame õue. See on normaalne. See on... Haige! Nii fucking haige. Päris tusas häälega on see auto. Teine ei olnud nii nagu... See on nagu võimka häälega, kus torbakas tundub. Kuidas seal sees sõita? Ei hüppad rooli või? Välja teed, vaat palju kaalu. Sul mingi vints ka? Väga mitte. Ever wondered what a Rice's wife would drive like? Yep, exactly the same as the fuck. Minu poolt on räiget ruumi, ma ei tea, kuidas teil.
Tulge hästi natukene. Ei, korras. Jah, laske tagasi natuke isegi. Jap, kõik. Nii, see läheb siia. Ma olen see treileri pakkimiseks tänaseks päevaks nii palju teinud, et see käib juba kärmilt. No nii. Käib. Meil auto käib. Lõpuks saab seda öelda. Meil on siin käsil erinevad asjad. Hetkel ma katan seda hooratast. Siin on muidu on seda hooratast hästi näha ja sinna on hea midagi vahele jätta. Ja siis me tegeleme aktiivselt piduritega. Aga mida ma ei teadnud on see, et E46-l on mitut tüüpi pidureid, kuigi tootekoodi järgi tundus kõik samad. Aga tuleb välja, et on suurketas, väikeketas ja meil on paar asja puudu ja siis me saame pidurid ilusti alla ja tehniliselt, kui meil on pidurid all, siis me saame siduripotsikusse nii-öelda pidur ja sidur jagavad sama potsikult. Saame õli vallada. Ma ei näe põhjust, miks mitte siis garaažist välja tagurdada juba, mitte lükata enam. Nii et ütleme niimoodi, et siuke lõpupõnevussirge paistab veel. Nii et õige pea saame teada, mis see paharit teeb. See fucking töötab! Ebareaalne! Oi. Kaua me seda ootasime raisk? Mul mõistus ei protsessi ära nagu. See hetk, kui tulid sealt garaažist, lasid sidurit niimoodi, et ta nagu liikus millimeeter. Saad aru, lihtsalt nagu see tühi patarei ja siit niimoodi roheline täis patarei hakkas tulema raisk. Kuradi juusteni välja, noh. Hakkab vaikselt meelde tulema, miks me selle kõigega tegeleme. No nii, käib jah. Ühesõnaga, nagu te olete juba kuulnud, siis mis on parem kui 1.46 V8, 2.46 V8 ja tegelikult täna ongi see tähtis päev. Loodame, et auto käivitub. Esimene käivitus, me oleme põnevil, mina ei ole juba viimased 2 kuud maganud, sest mitte ainult üks auto ei ole närvikoti tekitanud või 2 autot. Selle auto omanik, ma ei tea, kas tema üldse on maganud. Igal juhul fingers cross ja loodame, et läheb käima. Siiamaani on läinud ilma suurtemate viperduseta, aga ei olegi mingi tagasi. Läheb käima, kohe näeme. Midagi muud seda? No pane. No pane. Kui sealt õli juba ei tule, siis on kahte nagu raisk. Aga see viitab küll siin natuke klapp. Proovile. Pane klemm ka peale. Klemm ka peale. Pane parem peale küll. Paned korra ja vist kohe ära või? Ma arvan jah. Siis on kõigi märjaks. Kell on kohe põhjast praegu, see käed ära võtnud kellal. Kell on tagant. Jaa, okei, proovi. Kuiv, mis kuiv?
Siis on see filtri igadest. Midagi. Ja sul on ta täitsa lahti või? Täiesti lahti mitte, aga nagu näpuga. No siis ta peaks ikka midagi seal teha ajama. Ta on ju lohkalt seal, see ei ole nii tihedalt või? Ei, see on nagu, see ikka loksub selle otsast täitsa ja see peaks juba ammu kuradi välja lööma, kui see oleks midagi. Oota, ja see on nüüd see, mis läheb mootorisse tagasi. Õlifiltrist mootorisse. Ehk siis mootori ja õlifiltri... Ei, järelikult see filter on kinni midagi. See filter on kinni. Filtri kopsik. Jah. Algul me mõtlesime Igoriga, et me teeme sulle sellise normaalse kingituse vaata, ja et kaalust alla saada, aga kuidagi kuradi ei õnnesta, mitte kuidagi. Mõtlesime, et me ostame sulle uue mootori. Mis arvad? Selles on mingi iva. Okei, aga tegelikult su kingitus on siin. Mis nalja te teete? Siia. Ma räägin ausalt sulle. Mina nii kiire. Ei, mina ei tea tõesti, ma aus ole. Sealt tõmba üles. Lõvi on seal see. Sa teed nalja. Lõpeta ära. Võta ära. Ai sa raisud ja putt. Lõpeta ära. Võta üksinda. Ai. Kiira siia poole. Ui. Ma veel vaatasin seda. Aga ma ei saanud ühest asjast aru, kuule, mul oli ka sünnipäev mingi aeg ju. Said pantsid, aitab küll. Kurat. Mis te nalja teete? Ma just vaatasin seda kuulutust, ma ütlesin, panen kinni arvuti. Panen kinni. No nii, ühesõnaga oleme siin Hansu juures ja kahjuks küll sellest klippi ei ole, sest ma olen nii halb ikka veel selles, et pidada meeles, et peab filmima eriti siis, kui asjad on natuke siuksed kehvasti ja sa mõtled, kuidas saab paremini, kuidas saab halvemini. Ühesõnaga, Hans tuli eile oma uhke kaameraga, piilus meil mootori sisse, veendus, et mootoris on kõik korras ja Hans pani templi peale ja ütles, et korras on, ära muretse, Ergo. Nüüd lähen viime talle väikse meene. Ja meene koosneb tegelikult kahest osast. Üks osa on see, et ma tegelikult üks öös helistasin Hansule ja jube hilja, ebaviisakalt hilja. Ja et Hansul oleks energiat, et üleval püsida ja natuke šokolaadi, et ta naine ei pahandaks. Tere! Kõigepealt, et sul oleks energiat, et öösel mu kõne vastu võtta. Ja siis, et naine väga ei pahandaks. Väga armas. Tänud sulle. No, mis õivetad? Tööd ikka, tööd. Väga õige, mis teeb tööd? Igal juhul me tegelikult natuke põgusalt vaatajatele rääksime ka, sul on see uhke kaamera. Et kellel on veel kahtlus, et äkki mootori sees ei ole asjad nii, nagu nad võiks olla, siis Dr. Hans tuleb piilub kaameraga mootorisse ja kõik on hästi. Kahjuks küll, ma ei tea seda nalja, ma ei ütle seda. Jumala ilus hääl tuli kuskilt raisk. Ajas üles kohe. Vaata, kuidas tali rappu auto. Ja no sest kõik silindrid töötavad. See väike asi. No vaata. Ilusti käib. Ilus. Peab suitsema vahe. Ta peabki, eks tal on iga pool. Praegu ta paska täis kõik. Noh, sõbrad, kas ei ole mitte ilus vaatepilt? Aga te ei teagi veel üllatust. Ma räägin teile üllatusest ka kohe. Ühesõnaga, siin on minu auto, hõbedane, E46 V8, meie siis 2023 aasta auto. Mis saab olla parem kui üks E46 V8? Kaks E46 V8. Eks meil on kaks samasugust identset autot. Need on ühe sama mootoriga, need ühed samad autod. Tulge, ma näitan teile lähemalt, mis me siin kokku oleme keeranud. Ühesõnaga, nagu te kõik olete näinud, see kere on saanud lõpuks mootori mitte ainult enam õige koha peale, vaid see ka käivitub. See oli pikk protsess, hästi lühidalt, kui me läbi käime. Me panime siia mootori peale, me panime siia juhtmed peale, me panime siia aju, panime selle käima, see jooksis kokku, ehitasime uue mootori, panime selle uuesti kõik õige koha peale vahele, panime juhtmed uuesti külge, panime käima. Ta ei käinud nii, nagu ta pidi käima. Meil oli puudu 2 silindrit, meil oli alguses puudu õlisurve, meil olid siin ühesõnaga mingisugused asjad natukene ligadi-logadi, mis on tänaseks kõik minetatud. Mootor käib väga ilusa häälega. Dr. Hans, suured tänud Dr. Hansule, piilus mootorisse sisse, ütles, mootor on väga hea tervise juures.
õlisurved on, kõik on korras. Auto töötab ja käib nii, nagu ta peab käima. Hetkel meil ei ole veel seadet, me läheme järgmise asjana nüüd dünopinki. Aga ta lõpuks käib, sõbrad. Ei usu mind, ma näitan teile. Ja nüüd on aku. Mul pole mõtet rääkida teiega praegu. See müüt on murtud. Auto käib, auto sõidab ja kus juures ta sõitis omal jõul siia. Ühesõnaga, sellega on meil pilt selge, sellega on meil asjad korras. Meil on siin vaja natukene veel mõned üksikud asjad ära lõpetada, dünost seade teha, välimus jälle korda teha ja selle autoga me oleme rajal. Ja nüüd, kui me räägime üllatusest, meil oli viimane kord teile väike üllatus. Ma mainisin teile viimases videos, et meil on teile üks üllatus. Kui palju saab öelda sõna üllatus ühes lauses? Ütle üks kord veel. Üllatus. Nii, ja see üllatus seisab siin. E46 318 344 siis nüüd või? Ei, 340. Ühesõnaga, see on täpselt samasugune auto, ainukene vahe on need suunatuled. Mitte ainult facelift, need on valged, mul on oranžid, muud neid autosid väga ei erista. Aga hakkame siis kuskilt otsast pihta. Kui ma seda autot hakkasin ehitama, siis meil oli kambas üks kutt, kelle ma hetkel jätan veel üllatuseks, et te järgmist videot ka veel vaataksite. Kes ütles kohe, et kurat, ma tahan ka. Ja üsna pea saime aru, et tegelikult võiks seda asja koos ajada. Ja kõige loogilisem otsus oli, et ehitame samasugused autod. Kui mul peaks midagi juhtuma, saab seda autot kasutada. Kui tal midagi peaks juhtuma, saab seda autot kasutada. Ehk siis tegemist on identsete autodega. Me saame üksteise pealt varuosi laenata, me saame üksteise autosi laenata, me seadistame neid autosi sarnaselt. Jah, me sõidame erinevalt, eks mingid asjad jäävad erinevad, aga tegemist on ikkagi sama platvormiga, sama mudeliga, sama mootoriga. Kõik üldiselt jääb nagu samaks. Selle autole sai siis paigaldatud täpselt sama mootor. Ja siin ta on. Kaua tehtud kaunikene. Kaua tehtud kaunikene. Ütleme niimoodi, et kui te nägite eelmist videot ja mõtlesite, et kuidas üks inimene saab nii stressi minna ühe autoga, siis tegelikult meie tiimil ei olnud stress ainult ühe autoga, vaid meie tiimil oli stress 2 autoga ja ei olnud ka sellel see teekond ei olnud ka sellel lihtne ja kuna me ei saanud väga hästi hakkama ühe auto filmimisenegi, siis ei tulnud meil ka kõige paremini välja 2 auto filmimine. Meil on mingid klipid, me näitame teile neid klippe. Aga see teekond oli mõlema autoga suhteliselt keeruline, mis on ka loogiline ja me tegelikult teadvustasime endale terve aeg, et me sõidame võidu, see ei ole mingisugune ülemiste projekt, see on ikkagist võidusõidu auto, see peab olema hea, see peab töötama õigesti, me ei saa siit järele andmisi teha mitte kuskilt. Oota, nüüd meil ülemiste vaatajad kõik kadusid ära ju. Ei, mitte halvaga, vaid lihtsalt mu point on see, et siin me sõidame suurte pööretega, meil on suured jõud mängus, me ei saa riskida sellega, et meil laitses 80-90 km tunnis seinares sisenedes, tuleb pool telk küljest ära, tekib mingisugune kütuseleke, mis läheb kuuma kollektori peale, mis võib põlema süttida. Eks kõik need asjad peavad olema väga-väga hästi, mitte ainult tehtud, vaid ka läbimõeldud, et sul ei tohi olla õlivoolikuid üle kollektori, mis on üpris keeruline siin nende asjade mahutamisega. Ühesõnaga, siin on väga palju asju, mis teevad selle asja keeruliseks ja kui need asjad sa teed oma arust õigesti, aga tulemus on ikkagi, ta ei taha käia millegi pärast, sul on mingid silindrid puudu, sul on mingid anomaaliad ja õhtu lõpus meil on esimene kogemus V8-ga, me ei ole varem kunagi V8 teinud, siis see kõik oli loogiline, aga see on raske aga võidusõit ongi raske, see ei peagi lihtne olema. Vaheld on, mida ma heietan, räägime positiivtest uudistest. Murrame selle müüdi ka ära, see ka käivitub. Tead, ma ei tea, kas see käivitub. Peaks siis käivitub, on ju? Lambist. Lambist, vaata. Kuidas see auto üldse käima käib, see? Mina ei olegi ausalt siin autos istunud ise. Nii. You got first, second, third, fourth. This one only has 5 gears. You got your clutch, brake, accelerator. Here's the key. You ready? Äkki on sees.
samamoodi käivitada minu. Gaasi pole ainult, tahtsin gaasi teile anda, aga gaasi trossi pole taga. Aga ühesõnaga, need asjad käivituvad ja omal jõul. Lõpuks ometi. Te ei kujuta ette, milline pingelangus on see praegu. See hetk, kui me läksime, ma tulen välja, miks ma teiega autos räägin. Kui me täna juhuslikult, see oli tegelikult puhas juhus, et me mõlemad täna saime autot sinna maani, et need autod käivad. Me ajasime need autod välja, me sõitsime need kõrvuti siia ja me seisime kõik koos rivis. Ja me mõtlesime, et hakkab vaikselt looma. Nii et mis ma oskan öelda, armsad sõbrad? Ei oskagi midagi öelda, ilus on. Me oleme lõpusirgel vähemalt. Oleme lõpusirgel jah, et kui mingil hetkel kadus nagu orientiir ära selle kalendri osas, et millal ja kas üldse kuhu maani lootust, mis ajaks üldse mingit lootust midagi saada on, siis praegu tundub, et me tegelikult vist hakkame vaikselt tulema tagasi nagu plaani. Et nüüd tuleb need autod lõpuni ilusti ära viimistada käima panna ja siis tuleb usinalt hakata trenni tegema, ega muud pole. Nii et ma ei raiska siin aega pikemalt. Armsad sõbrad, aitäh, et olete olnud meiega. Aitäh, et olete seda videot siiamaani vaadanud. Tõesti ei oska midagi öelda. Tore on, mul on hea meel. Ühte asja tegelikult oskan öelda, mis on retooriline. Nagu te näete, need autod on hetkel suhteliselt tühjavõitu. Meil ei ole seal väga palju kleepse. Meil on mõned väga olulised kleepsud. Kõige suurem kleeps on Runnest. Teine väga suur kleeps on Stance. Suured tänud neile mõlemale. Aga on ruumi ka uute kleepsude jooks, nii et kui te keegi vaatate ja tunnete, et te tahate kuidagi kampa hüpata, siis ütlen kohe päris ausalt, vastu ei ole. Leiame mingi diili, mingi lahenduse. Nii et taaskord, suured tänud teile kõigile ja hakkame vaikselt sõitma! See on võidusappu. Ma pean võidu tantsu hakkama harjutama. Ja uue peab otsima. Uue peab mõtlema. Vana ei kõlbana. Tead, mis ma hakkasin mõtlema või? Mingist automaksust räägivad. Ma ei tea autotööd. Võidusõid autot. Kardin! Võtame need kardina arvele. Ja võtta. Just.